Tere Kossu sõbrad, te vaatate saadet Homsed tegijad. Täna oleme külas Rapla korvpallikoolil, kus on võrdselt au sees nii poiste kui tüdrukute korvpallioskuste arendamine. Alates 2002. aastast ehk viimased 17 aastat on Rapla korvpallielu vedanud Jaak Karp. Raplas on need korvpalli juured on ikkagi väga sügaval, et sel ajal, siis aasta oli 2002, ei olnud tõesti hea aeg korvpalli jaoks parajasti Raplas, aga ma olen alati tunnistanud, et hakkasin ehitama seda meie tüdrukute edu peale, et õnneks juba oli tüdrukute paar sellist tugevat võistkonda olemas. Poisid olid sellel momendil kindlasti kehvemas seisus ja nende tublide tüdrukute najal nagu sai see ehitatud. Mis te arvate siis naiste korvpallist? Kas te käite vaatamas ka? Olete püsikülaline siin? Ei satu siia. Koolis peab õppima ka, et pole aega naiste jaoks. Ma ei ütleks, et piilunus, et see näeb natukene kõlab nagu imelikult, aga nagu vahepeal võib-olla vaatame küll, et mis harjutusi teevad ja siis isegi treener võib-olla võtab nendelt üle, aga jah, piilunus küll ei käi. Tore on see, et meil tõesti nagu need kõik poisid ja tüdrukud nagu hästi saavad läbi ja et selline et ei ole ainult nagu üksikud tiimid, et ikkagi kogu siuke klubi tunne on nagu ka hästi sees, et see on nagu väga positiivne. Ma ei ütle, et nagu naistes ei ole eeskujusid, et kindlasti juba mõne NBA-s ja muus igal pool mujal ka, aga ära Inis, rannu maha, kõik on hästi. Okei. Kas vabaviskevõistlus teie kahe vahel, kumb võidaks? Ma ei tea. Mina? Sina? Ei, mina võidaks. Ei võidaks. Ei usu. Teadupärast vaidlustes sünnib tõde ja on ütlemata tore, kui on kellegagi mõtteid vahetada ja erinevate teemade üle diskuteerida. Rapla korvpallikooli treeningrühmades on selles plaanis kõik hästi. Noori käib ning arutlusteemasid jagub. Õpilaste arv on aastaid püsinud stabiilselt 160 kandis. Ütleme 17 aastat tagasi oli Raplas 3 ala, mida oli põhimõtteliselt niisugust organiseeritud spordiala, millega laps võis tegeleda. 3 ja nüüd 2019 on neid 19. Ehk selle juures arvestades neid numbreid, et me oleme suutnud selle laste arvu 160 ümber, on pluss-miinus mõned nagu ikka, et oleme sellist arvu suutnud nagu säilitada, et see on päris, et seda saab ikkagi vaatamata numbri paigalseisule nagu edasiminekuks pidada. Ja, meil on siin mõned poisid on Kohilast, ütleme seal U16 vahelt on üks Kohilast ja üks on ka Märjamaalt. Ja siin U14 poiste vahel on ka ikka mõned Kohila poisid ka juures meil. Eks kindlasti, et tahame, et poisid ikkagi, kus ma ütlengi, siis ikka sinna kõrgemale poole jõuaks, et me niisama ei käi palli põrgatamas ja õnneks on ka igas grupis selliseid kutte, kes ikka nagu annavadki märku, et tahavadki seda nagu tõsisemalt teha ja meil on siin see meistriliiga ees siin ka, et sellised suuremad eesmärgid on osadel poistel ka, et pingi pealegi sinna saada. Meeste poolel on Raplas eeskujulik püramiid olemas viimased 9 aastat. Alates hooajast 2010-2011 mängib esindusmeeskond kõrgliigas. Oma kasvandikest on praeguses meeskonnas oluline tegija Gregor Ilves. Naiste osas kõige kõrgemal tasemel hetkel kaasa ei lööda, ent küll see uus tõus tuleb. Erinevas vanuses tüdrukuid käib tänasel päeval treeningutel 60-70. Sel hooajal meil ei ole nagu 18 võistkonda välja panna, et nende vanusegrupi lapsi polegi nagu olnud meil väga kunagi, aga teised võistkonnad on kõik olemas ja ma arvan, et täitsa hästi läheb. Mida rohkem me oleme saavutanud, seda suuremaks on eesmärgid läinud, et ei olnud ju seda saaligi, kus me praegu seda intervjuud teeme ja seda saadet ja ehk ei olnud ka nagu põhjust suuremalt unistada, et samal ajal nüüd on unistused sealmaal, et kus võiks selle asemel olla ka veel tunduvalt suurem saal hoopis ja et oleks võimalik veel suuremaid tegusid teha, et süües kasvab isu ja nii ka need eesmärgid. Pole kahtlustki, Rapla on Eesti korvpallikaardil tugevalt kanda kinnitanud, mida peab aga Jaak Karp isiklikult klubi saavutuste reas kõige erilisemaks.
eks ta on mingite võitudega seotud, et kunagi, kui meie A-klassi poisid meistriks tulid, on üks selline samal ajal tüdrukute hõbedale, et on üks väga selline meelde jäänud hetk ja kindlasti paratamatult see, mis toimub siin kodus ikkagi meeskonnaga ja see ikkagi pean välja tooma, see esimene medal meeskonnaga on ka üks selliseid asju, aga tegelikult jääbki tihtipeale see noorte osa varju, aga et sisimas tegelikult see, mis siin selja taga toimub, on tegelikult pakub nagu rahuldust iga päev. Ja päris lõppu, nii nagu ikka osavusvõistlus, mis läbib tervet saatesarja. Rapla poolelt läks võistlustulle Karmo Kilk, kes oli kuni viimase viskeni väga heas graafikus, ent Vabab ise vedas sel korral alt. Tulemuseks 23,4 sekundit, millega esikoha preemiale ei pretendeeri. Eelmises saates püstitas 18,9 sekundiga saatesarja praeguse tipptulemuse Keila korvpallikooli õpilane Erik Make. Osavusvõistluse parimale panevad Nike ja G4S välja preemiareisi Euroliiga mängule Barcelonasse.